õiguskantslerile pandi see ülesanne juba enne, kui mina sellesse ametisse asusin ja minul oli au käivitada tegelik kontroll ja seda tööd on igal aastal tehtud ja alati on see olnud mingil määral ka fookuses. Tõsi, et siis, kui hakati rääkima väga palju süvariigist, kus ilmselt peetigi silmas seda, et kuskil on keegi, kes jälgib kõikide omavahelist suhtlust, kuulab kõiki pealt, siis teeb vajalikud järeldused ja suunab riigielu ühes kindlas endale soovitud suunas, et võib-olla siis tekkis neid kahtlusi rohkem ja mina ei oska öelda muud, et kui kellelgi on kahtlus, et teda ebaseaduslikult jälgitakse, kindlasti saab ka meile pöörduda, me teeme selle asja selgeks. Nii et see kontroll on täiesti olemas. Kunagi ei saa sellises valdkonnas öelda, et mitte kuskil, mitte mingil juhul, mitte midagi ebaseaduslikku pole tehtud. Kahjuks see võimalus on alati olemas, aga kui on korralik sise- ja väliskontroll, siis on see võimalus oluliselt väiksem. Ja mina ütleks, et meie välisluure, kaitseväeluure, kaitsepolitseiameti, politseiprefektuuride, vanglate juhid on nendes küsimustes olnud mõistlikud ja nad on ka ise sellest aru saanud, et kui õiguskantsleri väga asjatundlikud ametnikud, kes teavad, mida otsida, kes oskavad seal, kus vaja suud pidada ja kellel on piisavalt julgust, et leitud vead ka dokumenteerida ja ette näidata, kellele tarvis, et need peadirektorid ka mõistavad, et see on neile endile kasulik. Sest selline asjatundlik väliskontroll, kellest ei pea ühelt poolt kartma asjatundmatust ja ülekohut ja teiselt poolt, kellest võib eeldada, et nad leiavad rikkumised üles, et see toetab asutustes kontrolli hoidmist. Nii et enamasti meie kontrollaktid tervikuna lähevad asutuse juhile, sageli ka peaprokurörile, kohtute esimeestele, Riigikohtu esimehele ja Riigikogus on teemaga rohkem kursis siis vastav erikomisjon. Nii et see järelevalve mehhanism ja arhitektuur, mis me oleme valinud, see on meie jaoks sobilik ja see toimib. Mina julgen öelda, et see toimib päris hästi. Soomlaste süsteem on sarnane, et ka minu Soome ametikaaslane tegeleb selle valdkonnaga, eks me mõnikord neid meetodeid arutame. Aga üldiselt ma julgeks öelda tõepoolest, et jah, et see kontroll toimib ja mitte kellelgi pole õigust eeldada, kes nendes organites töötab, et ta võib ilma õigusliku aluseta kedagi pealt kuulata või kellegi tegemisi jälgida. Et neid üksikuid vigu on tulnud välja, abstraheeritult me oleme neid siin ka ette näidanud ja julgen öelda seda, et kui ma ametisse asusin ja me alustasime nende kontrollkäikudega, et ehk siis uurisime, kas inimesi on võib-olla ebaseaduslikult jälgitud, pealt kuulatud ja nii edasi, et siis oli neid vigu oli rohkem. Et praegu pigem on üksikuid. Siin vestlesime härra Sinisaluga ja tema ütles samuti, et see õiguslik arhitektuur toimib, aga lisas ka juurde, et üks asi on see õiguslik arhitektuur ja teine asi on sisemine kontroll selles mõttes, et nende asutuste enda töötajate juhtkonna huvides ei ole õigust rikkuda, sellepärast rikkudes õigust asetatakse ennast kompromiteeritud seisundisse, mida saab ära kasutada siis võõrriik, et selles mõttes see järelevalve nagu töötab kahe rindel, üks on väljaspoolt ja teine on nagu seespoolt. Jah, minu arvates see täpselt nii ongi.